Kas oled mõelnud, miks osad kalad elavad magedas vees ja teised soolases? Ja kas või miks nad üksteisel külas käivad või külas ei käi? Täna räägimegi sellest. Kõigepealt peame aga aru saama, mida tähendab lahuse kontsentratsioon. Kontsentratsioon näitab, kui palju on lahustis ehk näiteks vees lahustunud ainet ehk näiteks soola. Siin tähistab tennisepall lahuses soola ning lauatennisepallid märgivad veeosakesi. Selles anumas täpselt samamoodi. Kui need kaks anumat kokku panna ja läbi segada, siis jaotuvad tennisepallid suhteliselt ühtlaselt lauatennisepallide vahel. Ja sama juhtub ka kahe erineva soolalahusega. Kui meil on üks lahus, kus on väga vähe soola sees ja teine, kus on palju, siis kui nad omavahel kokku valame ja läbi segame ning uuesti lahku valame, siis on mõlemal lahusel sama suur soolakontsentratsioon. Looduses seesugune segunemine tihtipeale aset leida ei saa, sest kaks lahust ei saa omavahel füüsiliselt kokku saada, kuna seal vahel on mingi takistav membraan. Rakumembraan on pisut nagu see paber siin. Siit mahuvad läbi osad osakesed paremini, näiteks veeosakesed saavad siit läbi minna, kuid soolaosakesed ei saa ei ühelt ega teiselt poolt väga mugavalt seda läbida. Kuna lahused mõlemal pool membraani tahavad liikuda võimalikult ühtlase kontsentratsiooni suunas, siis on ainuke variant selle jaoks veeosakesi läbi selle membraani liigutada. Sellist lahuste ühtlustumist läbi membraani nimetame osmoosiks. See siin ongi meil seesugune mudel, kuhu keskele asetame rakumembraani ning kui looduses kaks seesugust lahust kokku saavad, siis hakkab siin membraanis toimuma veeosakeste läbiliikumine. Meil siin need pallid ise niisama ei liigu, kuid tinglikult saame jälgida, missugune kontsentratsioon mõlemasse anumasse peaks tekkima. Nüüd on lahuse kontsentratsioonid ühtlustunud. Mõlemas lahuses on ühe tennisepalli kohta 20 lauatennisepalli. Täpselt sama juhtub ka rakuseina ning seda ümbritsevate lahustega. Seda saame vaadata viinamarjade näitel. Mul on siin kaks lahust, üks väga suure soolakontsentratsiooniga ning teine väga väikese soolakontsentratsiooniga. Ma olen siin mõlemas anumas hoidnud nüüd viinamarju, nii et selles soolases vees elavad viinamarjad esindavad meil justkui soolase vee kalu. Magedas vees elavad viinamarjad on justkui magevee kalad ning nendes kahes anumas olen nad tõstnud enda tavapärasest keskkonnast välja. Mageda vee viinamarja soolasesse vette ning soolase vee viinamarja magedasse vette. Mis võiks juhtuda nende kahe viinamarja või kahe kalaga, kes on oma elukeskkonnad ära vahetanud? Soolase vee kala rakkudes sisaldub rohkem soola. Kuna kontsentratsioonid tahavad ühtlustuda, siis ainuke viis selleks on veeosakesi kala sisse juurde viia ning nii hakkabki läbi soolase vee kala rakuseinte liikuma veeosakesi järjest rohkem ja rohkem kala sisse. Seetõttu soolase vee kala rakud paisuvad, ka terve kala paisub, kuni üks hetk võivad need rakud lõhki minna ning see ongi soolase vee kala elu lõpp magedas vees. Teistpidi, kui mageda vee kala satub soolasesse vette, siis tahavad jällegi kontsentratsioonid ühtlustuda. Kuna kalast väljaspool on rohkem soola, siis hakkavad veeosakesed kala seest läbi rakuseina liikuma kalast välja. Selle tulemusena kuivavad kõik kalarakud kokku ning ka kala ise kuivab kokku ning seal lõpeb ka kahjuks tema elu. Seega on väga oluline, et sa kunagi ei võtaks soolase vee kala ja ei paneks teda magedasse vette või vastupidi. Kuid vaatame nüüd ka meie viinamarju. Soolase vee viinamari magedas vees ja mageda vee viinamari soolases vees. Kui paneme nad kõrvuti, siis näeme, et üks viinamari on teisest tunduvalt suurem, mis kinnitab ka meie hüpoteesi, et vesi liigub läbi rakuseina suurema kontsentratsiooniga lahuse suunas.
kui veelgi täpsemalt vaatame neid viinamarju, siis näeme, et soolase vee viinamari, mis oli magedas vees, on siit alt tõepoolest katki läinud, sest tema rakud on suurenenud liiga palju. Seega oleme õppinud, et erineva kontsentratsiooniga lahustes liigub vesi alati suurema kontsentratsiooniga lahuse suunas. Seda protsessi nimetame me osmoosiks.